Oota ka. Mul oli jumala hea küsimus oli ja mul läks meelest ära see. Kardad karu? Mõtted läksid kohe niimoodi. Publiku seast mingi hea küsimus kohe. Räägi nüüd mingit konteksti, tutvust meile. Karu. Kusjuures, kui ma täna tulin, ma ei tundnud Elleri kohe ära. See on inimene, keda me tutvustasime, ma ütlesin, et ma olen karu. Sa jäid uskuma. Nii oli. ma sain aru, et ma tean, et ma selles sulle aga jaa, ma olen hästi lühiühendus. Egle on üks minu lemmik inimestest. Cool. Esindab ühte asutust Eestis. Välja vist ei ütlnud. Sõltumatu asutus. Sõltumatu asutus. Oota, aga kuidas sa üldse jõudsid niimoodi selle teemani, et uurid neid kiskad või? Karusid ja Nii. hunte või ilveseid. Nii. Kuidas sa jõudsid selle teemani? Sa tahad lühidalt või pikalt? Keskmiselt. Keskmiselt. Siis on 2 lausega, tihaseid ei lastud uurida, pakuti karusid, öeldi, et muud ei ole uurida. Kuna olin karuga kohtunud, siis olin kohe müüdud. Ei nagu mingisugune kontakt pidi olema või siuke tõmme karude vastu või? Ei no, kuna mul on nagu tudengeid olnud oma jagu, on ju, siis tegelikult ei pea olema loomaga kontakti olnud selleks, et uurida. Ma saan aru, et sa ei ole nagu mina, et siuke õhinapõhine, et tunnen mingit kontakti või siis mingit sümpaatiat. Ei no, kontakt on väga oluline minu meelest, sest ma juba olen mõtelnud, et ma vist peaks hakkama siukseks kuruks, et ma ei võta ennem tudengit, kui ta läheb ja näeb või toob mulle midagi metsast, et ma saaks aru, et ta nagu päriselt tahab. Sinu ma võtaks, ma arvan. Nagu ma mõtlesin, aga mind see ilmselt ei võeta, et kuna ma peaks siis hakkama otsast pihta. Peaks võimlema, jah. Peaks võimlema kõigepealt, et saaks. Aga mida nagu siis, mida tuleks Eestis teha siis teaduslikult? Ja kas üldse saab teha? No, number 1 asi. Number 1. Hakkab pihta. No, kõike tuleks peaaegu. Et nagu kõik on tegemata? Ei no, mingeid siukseid väikseid episoode on tehtud ka. Ju. Et mis loomast me räägime praegu? No kui räägime näiteks karudest, keda vist on kõige vähem uuritud. Et kui sina saaksid, mis sa homne päev hakkaksid tegema, mida sa uurima hakkaksid? Kui sa puhtad sinu otsus? Ma uuriks karude ruumikasutust, siis karude sotsiaalsus on muideks väga huvitav teema minu meelest, mis on tõesti võib-olla sinu jaoks tõesti võib-olla kasutu ja ebapraktiline, aga see on väga huvitav. On ju, kuidas solitaarsed loomad on sotsiaalsed, et minu meelest see on huvitav. Et nagu eelkõige seostatakse hunte just selle sotsiaalsusega ja mitte karusid. Mis sa nüüd nagu täpselt selle sotsiaalsuse all nagu mõtled? No seda mõtlengi, et kui sotsiaalsed nad on. Minu see, eks ole, et kui sul on hundikaari, on ju, ja siis seal need noore või need vanemad õed ja vennad aitavad järgmist põlvkonda üles kasvatada, on ju, see on nagu okei, normaalne, on ju. Aga et karul ka võiks nii olla. Ja võib-olla vahel ongi natukene, on ju, siis sellest ei teata suurt midagi, et aga see on nagu
aga mulle tundub, et sul endal on mingi kahtlus, et seal on nagu mingi asi. On teada episoodi, kus on. see tuleks lihtsalt ära vormistada. See on, jah, noh, selles mõttes, et Eestis ju ei ole lihtsamaidki asju teada, et see, et noh, loomulikult vajalik oleks teada kõik sündimus, suremus, mingid siuksed parameetrid, eks ole, immigratsioon, emigratsioon, noh, mida iganes, mis on nagu aabits, eks ole, ja seda siis huntidega või ilvestega, mis iganes loomaga on, eks ole. Et aga noh, kui sa minu käest küsid, siis see on niisugune basic, mis on nagu imelik, mida ei ole. Et mind endast võib-olla huvitaks mingi muu asi, aga eks see põhiasi tuleks tegelikult ka hea teada saada, jah. See kõlab väga põnevalt. Poleks nagu selle peale tulnudki, et hakata uurima nagu karude sotsiaalsust. Kas midagi veel sellist, nagu, mida me nagu võib-olla ei ole mõelnudki? Ilmselt. See oli küsimus. Jah, karude sotsiaalsusele, mis oleks nagu veel selline kastist väljas? Kastist väljas? No ei tule mulle. Aga et sinna jõudes, saan aru, et peab ikkagi selle ABC ära tegema nagu. Noh, ABC ilmselt oleks vajalik. Ja nende kaitsmise osas on see ABC kõige olulisem ja täna ju Eestis seda ilmselt ei ole tehtud. Jah, nii paraku on, jah, et neid uurijaid ju on tegelikult vähe ja enamik neist tahab süüa ja siis neile laekuvad arved ja nii edasi, et siis nad nagu uurivad seda, millest makstakse, mitte alati seda, mis nagu võib-olla oleks kõige pakilisem. Et see praktilised vajadused ei ole tavaliselt tippteadus, mida Eesti teadusagentuur hindaks, on ju. Et siis ongi see, et tuleb tegeleda näiteks hundi hübridiseerumisega Euraasias, mitte mingi sellega, et kui suur on hundi juurdekasv näiteks. Et aga mis sinu arvates on see, mis nagu siis okei, kõik on tegemata, aga millest alustada siis? Millest alustada? No ma ei tea, alustame demograafiliste parameetritega siis. Ja saan aru, et granti saada või uurijaid on vähe, kas raha ka vähe on siis või miks nagu riik seda ei uuri või miks nagu küsimus on, et miks ei uurita siis nagu? Need on kaitsealused liigid ja... Sellepärast, et nad on tavalised loomad Eestis ja nagu kährik ja rebane või... Just nagu kährik ja rebane ja et selleks, et neid uurida, Eestis uuritakse ju tihaseid, aga see on niisugune, seal peab olema mingine niisugune üldteoreetiline mingisugune sa pead sellega mingi bioloogilist teooriat tõestama, eks ole, see ei ole see, et palju tihane poegi saab, on ju. See on mingi järgmine samm, et tihasega ongi seda järgmist sammu lihtsam uurida, eks ole, mingi karu ja hundiga on see hulka keerulisem, et selliseks mudelliigiks need loomad ei sobi, et kohe jookseb kokku. Kuidas selle karude ohtlikkusega on, et oled sa ohtliku karu näinud? Ei ole ju. Siin olen. Et ma ei tea. Räägitakse ju, et kõik muutub aina nahaalsemaks, kõik hundid, ilvesed, karud, kõik lähevad muudkui aina nahaalsemaks. Kas on märgata siis nagu... No, jah, seal on nagu... nahaalsemad. Majandamise üks eesmärk, nagu sa tead, on see, et nad kardaksid inimest. On ju nii? Ja. Mis nahal?
mis nahaalsem. Aga noh, teine asi on see, kas paanikas loom on ohtlik või ei ole, et igasuguseid teooriaid on. Et minule meeldiks kohtuda metsas rahuliku karuga. Noh, kas see siis jah, teeb nad rahulikuks või pigem vastupidi? No, mina ei tea, kui ma oleks karu, siis mind ei teeks ta rahulikumaks. Et karu näeb autot, jookseb minema. Kits ei jookse. Küsi midagi. Aga ma arvan, et publikust keegi tahab kindlasti küsida. Jah. Mina võin küsida. Küsi. Et kuidas üldse on võimalik, et riigis määratakse jahikvoote niimoodi, et loomade demograafiast ei tea keegi midagi? Kuidas see on võimalik? Noh, saanud üldse niimoodi tekkida? Jah. See küsimus huvitaks vastus huvitaks mindki. Et no on inimesi, kes on, ma ei tea, kuidagi väga enesekindlad. See, mina saan aru, paranda, kui ma eksin. See on niimoodi, et kuna nad ei ole ju veel välja surnud, siis järelikult see, mis nad mõtlevad, see toimib. On ju? Et siin on ju väidetud kogu aeg mingid inimesed, kolleeg väidab, et baasuuringuid hundile ei ole tehtud, siis mingisugused tüübid väidavad, et on tehtud. Ja siis nad helistavad ja küsivad, et milline see hundi juurdekasv siis on. Noh, mina ei tea, ma ütleks, et kui teil on need baasuuringud tehtud, siis vaadake jumala eest, mis te meilt küsite. Aga siis ongi, noh, tulemus on see, et vane kolleeg pidi otsima, kas äkki Poolas või Skandinaavias on teada, et äkki siis on umbes midagi sarnast äkki Eestis ka, kuigi meil on kõik uuritud ja teada. Ma ei tea, miks see nii on ja kuidas see nii käib. Ühesõnaga, teadlased ei ole otsustusprotsessidesse kaasatud. Ja teadusinfo ei jõua nendesse protsessi nii-öelda otsusteni. Millegi pärast on seal nagu selline, Eestis on selline suur lõhe. Jah. Paraku. Ja kui ebausaldusväärsed on need andmed, mida jahimehed? No ma nagu tahaks uskuda, et nad nagu, mida nad koguvad, on ju, nad koguvad vaatluseid. Eeldaks, et enamik vaatluseid ikkagi on nagu päris vaatlused. Teine asi on see, et kui nad kellegi maha lasevad ametlikult, siis nad saadavad või peaks saatma sealt mingeid proove ja asju. Enamik saadab vist ka. Et see on nagu päris asi on ju, mis nad saadavad. Aga et kui sa tahad loenduseni välja jõuda, on mul õigus. Et siis see metoodika tegelikult, mida nad väidavad, et tehakse Skandinaavias samamoodi, siis või kasutatakse vaatluseid, aga need vaatlused, need ei ole need juhuvaatlused päris. Ja teiseks neid vaatluseid ka analüüsitakse kuidagi. Nagu paberi peal nagu numbrid ja eks ole, mitte niimoodi, et kõhutunde järgi. Või ma ei tea. Võib-olla et see olulisem küsimus selle juures on see, et isegi kui nad on usaldusväärsed, on küsimus see, et kuidas sellest infost saab siis nagu see info, mis nad väidavad, et on see päriselt see arvukus või päriselt see nii-öelda see number, mis nad ütlevad, et on adekvaatne. No seesama, et
Küsid Eesti jahimehe käest, kuidas sa saad selle vaatluse, noh, vaatasin aknast välja, seal autoaknast oli hunt käinud, panin kirja hundi vaatluse. Skandinaavias on, et sa pead sellel hundi jäljel käima 2-3 kilomeetrit järgi, olema kindel, mitu hunti oli, kas oli see sama hunt, äkki hargnesid, äkki tuli ringiga tagasi, oli üks hunt 2 asemel või mida iganes. Et Eestis niisugust ettekirjutust või kohustust ei ole, et sa pead seda täitma midagi, mingeid reegleid, norme, mis iganes. Ja noh, siis kui mul on siis 2 vaatlust, siis ma peaks teadma, kui palju loom jõuab päeva jooksul käia, noh, et ma saaks need 2 vaatlust omavahel eristada kuidagi. Sa nägid 2, ma nägin 3, eks ole, kus ma tean, et sinu 2 ei olnud minu 3-st 2 ja üks läks teises suunas, eks ole, et need 2, keda mina nägin neist, või noh, neist 3-st 2 kindlasti ei saanud sinu 2 olla. Et selleks oleks ju vaja teada seda sama ruumikasutust ja mingeid selliseid asju, mida Eestis enamike suurkiskjate puhul väga ei teata. Et siin on olnud mingisuguseid kuidas ma ütlen, seikluslikke projekte, et on olnud üks raadiosaatja ühel karul kaelas ja siis on mõnel ilvesel olnud ja siis praegult on vist ka mõnel hundil. Et kellelgi on tore ja vahva, aga valimi suurus ja siis noh, näiteks huntide puhul see, et noh, mul on see hunt või see andmepilv, et mis ma sellega peale hakkan, kas ma seda analüüsin ka, et seda nagu ei ole. Et lihtsalt ongi mingi pilv ja siis aruandes keegi mõõdab silma järgi, vaatab, kus on need kaugemad punktid ja siis noh, umbes arvab, et noh, niisugune kodupiirkond. Aga normaalset uuringut, mida näiteks noh, minu jaoks oleks normaalne uuring niisugune, mida annab ka publitseerida kuskil teadusajakirjas, et niisuguseid nagu ei ole Eestis niisuguseid andmeid. Et midagi andmeid kogutakse, aga neid ei panda mingisuguse vormi või sellest ei tule midagi? Jah, ütleme neid andmeid, näiteks ilvese liikumisandmeid on noh, vähemalt õnneks jagatud Euroopa teistele teadlastele ja siis nad on nagu kasutatud muudes analüüsides ja noh, on midagitki. Et jah. Aga mis teaduslikult, võib-olla teistlaadne küsimus, et teadusest, kuidas need hundid, karud, ilvesed metsas nagu üksteisega läbi saavad? Kui palju nad üksteisega seotud on? No nad ju elavad samas metsas. Ikka on seotud. Et aga nad on ju kiskjad, et nagu... Jaa. Noh, see oleks ka tegelikult väga huvitav asi uurida. Ja mis suhted need omavahel on? Jaa, neil on, jah, selles mõttes, et neid kirjeldatud on ju erinevaid suhteid, et sa tead, küll see Valgevene härra Vadim, jah. Temal seal oli ju minu meelest väga huvitav asi, kus vist oli 5 või 6 hundikarjast nendest järglastest enamiku mingil aastal lõid ilvesed maha väidetavalt, et noh. Et need suhted pole alati kõige paremad? Ei ole jah, ja siis on mingisugused karud, kes hängivad mingite hundikarjadega. Igast imelikke asju on, et aga noh, need ongi ju sellised, tavaliselt nad ju ikkagi hoiavad natukene et kui öeldakse, lahku, aga huntidel samamoodi, et hundipesakondi, kes võiks hävitada? Hundipesakondi? Või hunti? No. Et öeldakse ju justkui, et vaat hundil ei ole vaenlast. Üks nagu selline tugev väide on alati, et hundil ei ole ju vaenlast. Et ainult inimene saab seda reguleerida. Et kas näiteks samamoodi nagu ilvesed hävitavad hundipesakondi võib-olla, et näiteks karud jah, aga miks mitte? Hävitavad hundipesakondi. Aga miks mitte?
kes tal keerab siis? põhimõtteliselt Vadimil oli Jah. üks tõestus sellele täitsa olemas. Jah. See, kus see karu käi, jah, oli. selles mõttes see on kindlasti oluline küsimus, et nagu tundub, et ühiskonnas või mingites piirkondades või huvigruppides on hirm, et neid paljuneb nagu lõpmatuseni, kui inimene ei piira, et nagu neid on siis mingi 100 000 või 200 000 Eestis või niimoodi. Et kuidagi see ei ole läbi käinud vähemalt Eestis või pärast nagu see arusaam puuduvad, et need hundikarjad või nad hoiavad nii suuri territooriumeid, kui seda saaki on, ja nad hakkavad siis ise põhimõtteliselt omavahel jagelema ja panevad selle ise selle oma arvukuse paika. Et nad hakkavad ise piirama üksteist siis. Ma ei tea, isegi siis, kui palju metsloomi, nad hoiavad ju ikkagi suuremat territooriumi põhimõtteliselt, kui seda toitu neil on hoiaks, kui just siis täiesti metsloomade raiuvad rütitud inimesed poolt. Aga jah, nagu see endal just selle suhtes on tegelikult vähe teadmisi. Pole viitsinud maailmast lugeda, Eestis seda ei saa ju uurida või mõõta, sest seda looduslikku olukorda ei ole, aga kuskil lõvid seal, megafaunat mingi kiskja ei piira, aga mõned rahvuspargid on põhimõtteliselt Aafrikas kõige lähedamal nagu looduslikule olukorrale, kus siis kiskjad on nii palju kui on ja sõralisi ja neid, mis seal on nii palju kui on ja siis lõppude lõpuks nendest saakloomadest ikkagi suurim osa, see põhiline arvukuse piiraja on nälg, mitte need kiskjad, siis kui inimene ei häiri seda süsteemi. Ja jah, põhimõtteliselt Eestis on nagu neid megafaunat ei ole, on mesofauna ja neid küll mõnevõrra piiravad. Aga jah, kuskil see piir on, et ega nad tühjaks üleni ei söö ja lõpmatus on nii palju, aga kuidagi see teema nagu puudu on, ma ei tea, mis ma proovisin öelda. Yeah. Aga siuke hirm tundub olevat nagu ridade vahel, kuulad neid otsuste tegijaid või huvigruppe. Jaa, see nagu kiskjad oleksid kuidagi teistmoodi kui teised loomad, et see on ju muudelgi nii, et kõige suurem konkurent on liigikaaslane, siis järgmine on see, kes on suga samal troofilisel tasemel ja siis ma ei tea, see, kes just juba on üleval pool, siis see võtab ju sind ainult söögina, et see ei ole ju, ja kui sind keegi söögina ei võta, et siis see ei ole üldsegi võib-olla kõige suurem hullus, et nüüd näiteks inimene ei kütiks, et nüüd lähme lõhki neist kiskjatest. Seda ei juhtu ju. Küsin, et mis teadlasena soovitaksid looduskaitsjatele, kuidas nagu kui looduskaitsjatel on selline olukord, et nad tahavad, kui millestki räägivad, tunduda tõsiselt võetavad ja siis nad peavad nagu tuginema teadlaste infole kuidagi. Aga kuidas soovitad seda nagu teha niimoodi, et kuidagi ei devalveeriks või seda kommunikeerida nii, et see kuidagi ei muudaks seda sõnumit teadusele nagu kahjulikuks või enam-vähem nii, et see oleks nagu õigesti kommunikeeritud, võib-olla mõtle midagi sellist või et kuidagi, et see ei teeks kahju teadusele. Või kas üldse nagu, sa näed, et siin võib olla üldse mingit probleemi? Kahju teadusele. No näiteks oli
näiteks oli, kui ma hakkasin nagu tegelema nagu rääkima huntide teemal, siis mina ei öelnud, et ma olen hundiuurija. Aga ajakirjanikud ütlesid, on ju, et ma olen hundiuurija. Näiteks üks selline näide, et kas see... No ja siis sa sattusid konflikti kellegi teisega, kes ka ütleb, et on hundiuurija, kuigi ei ole hundiuurija. Nagu see ei puutu üldse teadusesse. Seda küll, aga äkki nagu lihtsalt nagu, et sama näidet kasutades või analoog, et kuidagi, et kas... Küsimus. Jah. Et ma olen viimasel ajal palju mõelnud selle üle, et mis seoses võiks olla teadus ja eetika. Eetika on muidugi eraldi ka, nagu uurikud ja nii edasi, aga ma mõtlen just nagu loodusteadustes. Et kuidas see sisse tuleb, kui tuleb? Teaduseetika. Ei lihtsalt eetika. Ei lihtsalt eetika. Mitte nagu see eetika, et kuidas teadust teha eetiliselt. Nii. Ma mõtlen, et huvikaitsena näiteks, kui ma teen loomade eestkostet, siis meil on tihtipeale nagu, me räägime eetikast, ja siis on osa, vahel on siis see, et aga see on nüüd eetiline vaade. See ei ole teaduslik vaade. Et aga kus sinu jaoks, see on nagu ilmselt väga isiklik küsimus ja võib-olla see ei pea üldse kuskil olema avalik, aga lihtsalt, et mis asi see eetika siis on, nagu kui me räägime looduskaitsest sinu meelest? No kui ma nüüd hästi ausalt ütlen, siis ma ei saanud praegu vist päris aru, mida sa eetika all silmas pead. Ma näeks nagu pigem, et on erinevad asjad, on nagu teadus või siis teadmised või faktid, eks ole, üks asi, millele inimene saab tugineda ja siis teine asi on nagu väärtushinnangud. Et aga need on kaks erinevat asjad, et ma ei tea. Mu küsimus on see taustamis see, et mingi hetk Kalevi Kull ütles mingis oma intervjuus hiljuti, et tema meelest teaduse eesmärk võiks olla elu hoida. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema selle peale, et tihtipeale, et öeldakse teaduslik vaade ja siis teaduslik vaade on näiteks väidetakse, et nii palju loomi ära tappa sellepärast, et hoida seda looma. Ma ei saa üldse aru, kuidas see väide saab olla teaduslik väide. Ega ma ka muidugi võib-olla ole mingi hull guru, aga sellest loogikast ma ei ole kunagi aru saanud, et see on nagu põhimõtteliselt sa vaataksid nagu seda looduse ringkäiku nagu, eks ole, alt üles on ju, ja siis nad näevad, et see on nagu ring, et nüüd siin punktis on nagu vähe, et siis ma teen, siin kuskil on nagu palju, eks ole, siis ma võtan seda vähemaks, et siis ma saan sinna samasse punkti tagasi. Aga tegelikult see on spiraal, et see nagu ei jõua samasse punkti, et tegelikult sa nüüd võtsid järgmist vähemaks, siis need vähesed enam ei saa ka selle vähesega hakkama, siis sa pead seda esimest liiki uuesti rohkem küttima, siis jääb juba selle eelmise taseme, selle teise kiske jaoks, eks ole, väheks sa pead, ühesõnaga, et see viib lõpuks ikkagi sinna, kus me ei peaks tahtma minna. Nõiaring põhimõtteliselt, jah. Et see ei ole kuidagi üritatakse mingeid asju lihtsustada liiga palju, aga nad ei ole nii lihtsad alati või enamasti, peaaegu mitte kunagi. Aga kuidas selle kommunikatsiooniga ikkagi on, et kuidas kommunikeerida siis seda, mida teadlased tahavad öelda, võib-olla paremini või on nagu teadlaste poolt mingid soovitusi näiteks looduskaitsjatele, kuidas kommunikeerida seda teadlaste infot või seda, mis teie teete või kas seda üldse on vaja kommunikeerida? No mingit kasumist võiks ju olla. Muidu olemegi mingid mõttetud loomauurijad, et kes tegelevad oma hobidega, on ju, rahva raha eest. Et võiks ju olla rahval ja looduskaitsel sellest mingit kasu küll.
aga sa tunned näiteks, et riiklik pool kuulab teid või? Et mis teil öelda on? Nagu need riigi poolt, ma mõtlen, et kes teevad neid otsuseid. Nad vist on siiamaani tundnud, et neil ei ole vaja meid kuulata. Et nad on kuidagi mugavalt hakkama saanud ilma. Nüüd üksin või nüüd juba isegi rohkemad tahavad nende mugavat elu ära rikkuda siin. Ma ei tea. Et neil on kõik juba teada ja... Jah. Aga kelle jaoks te teete siis seda teadust seal või nagu, milleks seda vaja on siis? No vaat seda teadust tehakse nüüd ja selleks tõsine teema, mis sa näed. Sa pead kõik ära lõikama pärast. See, et tehakse selleks, et mitte Eesti jaoks paremaks teha. Eesti jaoks on liiga tavaline. Eesti saab isegi hästi hakkama ja on peaaegu musternäidis kõigi teiste jaoks. Aga uurime ikkagi selleks, et teada saada, kuidas Euroopas asi on, kuidas teoreetiliselt asjad käivad. Mingid sellised asju, aga jah. Aga on sul midagi hinges, mida sa tahaksid öelda looduskaitsjatele, et kuidas seda tööd paremini teha? Looduskaitse tööd või? Jah. Munaõpet. Kuidas seda tööd paremini teha? No kui sa tahad teadust asjasse segada, siis ilmselgelt oma väärtushinnangutele põhinedes te ju teete õiget asja ja kui te tahate, tahate teada, kas sellel ka on faktiline alus sellel, mida te oma sisetundega tunnete, siis küsige teadlastelt või teaduselt, kas numbrid ka räägivad seda juttu, mis teile tundub, et on või mis peaks nagu õige olema, et kas see mis iganes asi, mis on valesti, ainult tundub, et on valesti või äkki ongi valesti. Ja mulle tundub, et Eestis nagu ei hinnata nagu seda või nagu teadlased ei ole kuidagi nagu autoriteedid, et meil on näiteks igas uudises on, mis jahimees ütles ja siis ongi nii nagu jahimees ütles, sest et nii, nemad teavad kõige rohkem. Jaa, on ju. Aga... jahimees on ju maal ja metsas ja mis sina seal arvuti taga siis tead? Ja ma elan korteris Tallinnas. Jah, on ju. Nii ongi. Ma ei saagi teada midagi. Ei saagi. Elad siis või? Et... Siiril on üks küsimus sulle. Küsi. Iga aasta sügisel algab jälle mingi tohutu leiajaht ja hirmu ja õuduste lugu vestmine meedias ja kes ikkagi erisemad lambalaibad kuskile laiali laotakse võidumees. Et kuidas teadlaskond nagu oma rolli näeb selle info tasakaalustamises, et oletame nüüd selline hästi algaja naine idealistlik ajakirjanik, eks ole, ja ta tahaks nagu seda teist poolt ka kuulata. Tuleb siis ütleme oma mikrofoniga üks päev väga jukse taha näiteks ja ei lähe looduskaitse juurde, konkreetselt teadlase juurde, ütleb, et kas nendel hirmu ja õuduste lugudel on mingisugust tagapõhja, kas te saate anda mingisugust oma nägemust, mis teie numbrid räägivad? Kuidas teada, et seal positsioneerida saaks, kuidas nad saaksid anda mingit tasakaalust? No kui keegi tuleb küsima, siis tuleb talle vastata, eks? Või minu meelest oleks kena vastata. Ma tean küll, tegelikult kõik teadlased ei taha alati vastata, sest see on lisatöö ja kõik muu jama, aga minu meelest
peaks vastama. Ja seda peaks ikkagi vastama. No mida ma ütlen sulle, noh, see on ju Heidi, lammast on raske tappa ilma, et ta veriseks läheks. Et see on jumalast normaalne. See, kui hunt sööb lammast, siis see on ka normaalne, sest hunt on kiskja. Et nagu ta on seda kogu aeg teinud. Ja kui kellegile see ei meeldi, siis normaalne on oma vara kaitsta minu meelest. Eks? Ja alati on võimalik vaadata, kas on tehtud kuskil uuringuid, kas see kaitsmine on võimalik või see ei ole võimalik, kas see olukord on paratamatu või see on välditav. Õnneks sellel teemal on tehtud uuringuid. Ja ma arvan, et võiks küsida küll, teadlaselt. Äkki ta oskab midagi vastata? No just, ja kui teadlane ütleb, et üldiselt tapatalgu ei ole niimoodi, ei ole nagu asjale lahendus, ei ole niimoodi, et 0 hunti on lahendus sellele kogu selle probleemi. Jah, selles mõttes, et küll jah. Ja samal ajal nagu see lambapidaja minu meelest võiks, see nüüd ei tegelikult, see peaaegu ei olegi teadus, mis ma räägin, aga see lambapidaja võiks ju ka teada, et kus ta oma lambaid peab ja isegi kui meil oleks 0 hunti, siis kuidas sa välistad seda, et kepsutab Lätist üks hunt kohale, murrab ära ja läheb minema, et nagu 0 tolerants ei käi nagu looduse juurde väga. Minu meelest, ma ei tea. Ja põhimõtteliselt oleks nii, et kui see täpselt, et see on teadlasele lisatöö ja kui meedia kirjutab midagi, siis ta ju põhimõtteliselt otsib mingisuguseid allikaid, aga teadlasel ei olegi kohustust kuskil vastata. Ja põhimõtteliselt tekibki selline olukord, et kui teadlased ka ei vastaks, siis jääbki selline info ülevale, mis kuskilt kätte saadakse. Ja üks asi on see, et teadlased ei taha vastata võib-olla ja see on lisatöö ja teine asi on see, et ajakirjanikud ka nagu ei armasta väga nagu teadlasi, sellepärast et nad tahavad saada sellist kerget juttu, et ei peaks mõtlema, mis läheks nagu kuidagi kokku paremini sellise üldrahvaliku jutuga, teadmisega. Ehk siis mina nagu mõtlen, et kuidas aidata nagu teadlust, siis teadusinfot muuta nii-öelda lugudeks, et proovida rääkida seda teaduslikku infot läbi siis mingite lugude või nii-öelda lihtsamalt rahvale, et see jõuaks, see sõnum, aga see sõnum peaks jääma ikkagi selleks ja siis ma saan aru sellest, et teadlased ei julge alati nii-öelda näiteks meediaga suhelda, sest sa pead korralikult läbi mõtlema, mida sa nagu ütled, kui sa tahad olla tõsiselt öelda teadlane. Eestis on ka olukord, aga samas on ka see, et kuna see ei ole kohustus teadlastel nagu sõna võtta, aga siis on näiteks mingid ajakirjanikud, kes kuskilt küsivad seda mingitel teadlastel. Näiteks ongi Eestis olukord, kus näiteks naaritsa uurijalt küsitakse hundi kohta, aga näiteks mitte kunagi ei küsita hunditeadlaselt naaritsate kohta. Et tundub nagu, et oleks mingisugune sobilikud teadlased kuskil, kellelt siis teatud meediakanal mingit arvamust küsib. Aga see ei olnudki väga küsimust sulle, aga mis sa ütleksid või kommenteeriksid, kui sul tekkis mingi mõte? No üks asi on see, et kindlasti on ajakirjanikud on vahel väga mugavad ka, et nad nagu ühte teadlast teavad ja siis nad küsivad talt kõiki asju. Et meil on ju ka need samased
tihase uurijad kommenteerinud karude käimist kuskil linnas. et ma ei tea, mina näiteks noh, võib-olla nad on ka väga laia silmaringiga ja nii edasi, et mina näiteks, ma tunnen küll tihase ära, aga ma nagu ei julgeks kommenteerida tihase kohta väga midagi ajakirjanduses. Noh, omavahel ikka võime rääkida, on ju. Et ma ei tea, jah. Võib-olla looduskaitsed, mõned midagi suunavad ka. ei, selles õige teadlase juurde. Egle on selles mõttes väga tubli, et ta nii. Lihtsalt, et ei jääks kõlama, et ajakirjanikud üldse ei küsi teadlastelt. Nagu, ei, küsivad. Sellepärast näiteks mul oli hiljuti üks ajakirjanik pöördus, ütles, et kuule, et mul paluti siuke lugu teha, kelle poole ma pöördun. Ja siis ma andsin talle rodu, nagu küsisin, mis nurga alt tahad, andsin erinevad teadlased. Ja ta ütles, et issand, kui suurim täht, ma lihtsalt ei oleks osanud üldse neid otsida nagu, et see ei ole ainult ajakirjanikud, et praegu mulle tundub, et jääb kõlama nagu ajakirjanikud oleks need lollid, ei ole. Ei pruugi teada. Ja kui nad küsivad selle tihasuurise käest, siis tihasuurija peab ütlema, et vaata tema teab ja tema teab. Et selles mõttes, noh, see on ka meie kapsaed, me peame ise suunama neid, aga me ei tohi nagu rääkida, et ajakirjanikud ei tea. Ja ei, sul on muideks... Lihtsalt oli see paar päeva tagasi see juhtum nagu. Ja see on tegelikult väga õige point, et noh, eks need teadlased on ju ka inimesed, on ju, ja mõnele meeldibki kõike kommenteerida, eks ole, et mina olen näiteks kogu aeg isegi hundi küsimused saatnud järgmisele inimesele edasi. Et selles mõttes, et Egle on... Kuigi ma saan praegu palka hundi uurimisest. Aga noh. Et sina oled väga nagu eeskujulik olnud, et kiidan. Aga siit tuleb see samane eetika küsimus, mida ennem Farista küsis. Võib-olla. Et kui sa teadlasena näed, et keegi kuskil räägib täiesti vale juttu ja sa tead, et ta räägib vale juttu ja sa tead, et ta tegelikult kahjustab seda valdkonda, millest sa kõike tead. Et kas sul peaks olema siuke eetiline kohustus selle peale püsti hüpata ja hüüatada, et ta valetab ja siis nagu öelda, kuidas päriselt on. No võiks olla küll, ainult et siin tuleb jälle see, et tänapäeval väga palju seda neid väiteid ja vestluseid käib näiteks sotsiaalmeedias. Ma ei tea, kõik töö jääks tegemata, kui seal vaidleks on. Et noh, ma arvan, et enamik mingeid sellised ajalehtedes arvamusartikleid, mis teadlased on kirjutanud, need ongi tegelikult selle taustaga, et sa näed lihtsalt, et miskit on jama, on ju, ja siis ütled, aga teadlastel on nagu sageli on niisugune, esiteks nad on väga kõhklevad, on, eks ole, sest olukorrad on erinevad, on ju, et ja kui ma ei ole seda uurinud, on ju, siis ma tegelikult ikkagi ei tea täpselt, nad tahavad nagu ikkagi väga täpselt teada ja siis nad kardavad, et nad äkki ajavad mingit jama, on ju, kui nad täpselt ei tea ja ise ei ole uurinud ja siis nad on sellised väga ettevaatlikud, et ega nad ei... Nad võivad aimata, et nagu kõigi nende teadmiste kohaselt see tõenäoliselt, mis see teine inimene räägib, on jama, aga kui tal endal ei ole nagu fakte ja andmeid, et seda ümber käänata siis on ju, või näidata midagi muud, on ju, siis ta krigistab hambaid ja jätab järgmiseks korraks, kui tal äkki on need andmed. Et sest siin on ju näha, kui meil ei ole midagi uuritud, eks ole, ja kui siis hakkad seal viitama mingi kuskil mujal tehtud uuringutele, siis see on nii lihtne öelda, et aga me ei ole see riik, et meil on asjad teistmoodi ja nii on. Võib-olla tõesti on, ei tea ju, pole uurinud. Aga minu kogemusel on ikka pigem nii, et see teatud meedia ikkagi väldib pigem ise neid teadlasi ja tõsiseltvõetavaid teadlasi.
et on tead impulsi, kurikuulus impulsi saade, kus ma soovitasin nagu 2 korda võtta neil Tartu Ülikooli teadlased, aga millegipärast ei võetud. Et seal on ka nagu infoga manipuleerimine ja teatud juhtudel on nagu mugavam nagu vältida neid ebamugavaid teadlasi. Et selles mõttes ei ole alati kõik nii lihtne. Ei noh, mis see nüüd, naarits on ju ka kiske. Aga minu silmis Egle on väga julge ja tubli teadlane ja ma soovin sulle jõudu ja jaksu, et sa ikka viitsiksid edasi. No aitäh. Ma tahaks jah ka, et sellest teadusest mingit kasu oleks. Keegi tahab äkki küsida veel midagi, kommenteerida? Siin oli üks küsimus. Palun. Kui palju kadusid on praegu Eesti metsades umbes? Mis ma pean nüüd vastama nagu? Küsimus. Ametlike andmete põhjal on 950 kuni 1000, mina ei tea. Teadlane ei tea, aga... Aga ametlikud andmed on sellised. Aga väga tubli. Sobis siuke vastus.